Tere tulemast Eestimaa Looduse Fondi poolt Rohelise Värava keskkonnalavale või keskkonnatelki. Täna on siis terve päev siin keskkonnatelgis erinevad keskkonnateemalised arutelud ja stardipaugu teeme siis metsast. Hakkame rääkima sellest, et mis on mets ja kellele see kasu toob ja kui palju teda vaja oleks. Ja minu nimi on Silvia Lotman, olen Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse ekspert ja juhatuse esimees. Ja meil on siin 3 valmistuvat inimest, kes on valmis debateerima ja loodetavasti siis ka natuke vastandlikke seisukohti esitlema, et saaks natukene väidelda ja arutleda ja kõik inimesed, kes siin kuulavad ja kaasa mõtlevad, et meil on siin mikrofon ja vabalt tõstke käsi ja anname teile sõna nii jooksvalt, nagu igal ühel soov tekib. Mina siis üritan ohjata seda ja siis ärgitada küsimusi edasi, kui jutt toppama jääb. Ja umbes 1,5 tundi on meil aega, et eks näis, kui tuliseks meil läheb. Aga meie siis tänased siin laua taga pukkide otsas istuvad arutlejad on Pille Aasamets Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidust. Siis on Indrek Talpsepp, FSC esindaja Eestis ja MTÜ Hea Metsanduse Koja esindaja. Ja Liis Kuresoo, kes on siis Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse ja metsaekspert. Tere! Ja samuti juhatuse liige. Ja natuke soojenduseks ja meile kõigile mõttearenduseks ma mõtlesin küsida, võib-olla alustame. Esiteks ma tahtsin öelda, et mulle väga meeldib, et meil on Pille ja Liis, kellel on nii loodusega seotud perekonnanimed, et meil on Aasamets ja Kuresoo siin lava peal. Et täitsa roheline värk. Aga sissejuhatuseks ma küsiks Pille käest, et need teemad, et kuidas metsa kasutama peaks ja kas mets on loomade ja lindude kaitsmiseks või tootmiseks, et kui palju need teemad sinu igapäevatöös sulle ette tulevad? Tere, aitäh! Mul on hea meel, et me saame täna sina öelda, sest ma tunnen nii Liisi kui ka Indrekut. Ja vastuseks küsimusele, meie igapäevane tegevus niivõrd nende teemadega ei tegele, kuivõrd ma olen rohkem sellise hariduse teemavaldkonna juht oma liidus. Et ma arvan, et meie liidu liikmed küll otsivad seda tasakaalupunkti oma igapäevases töös väga tihedasti. Indrek, sulle sama küsimus, et FSC on selline rahvusvaheline säästva metsanduse värk, et kui palju igapäevases töös pead mõtlema selle peale, et kas mets on kodu või tootmisüksus? Ma ütleks, et ikka tuleb selle peale päris palju mõelda, sellepärast et FSC otsib kogu aeg seda, ütleme, keskteed seal vahel, et ta ei oleks nii-öelda ainult üks või teine või selline äärmus ja loomulikult periooditi tuleb seda tööd tihedamini, ja periooditi võib-olla natukene vähem, et kuna FSC näol on tegemist metsamajandamise standardiga ja organisatsiooniga, kes seda standardit koostab, siis kui ütleme on nii-öelda väga aktiivne standardi koostamise periood, et siis loomulikult on see teema nii-öelda väga aktuaalne ja siis tuleb sellega igapäevaselt tegeleda ja samas minul endal on hetki, kus ma sellega võib-olla igapäevaselt ei tegele, et loomulikult FSC-s kui rahvusvahelises organisatsioonis on see igapäevaselt teema. Aitäh! Liis, sina, kui palju metsaekspert Elfis mõtleb selle peale, kas mets on kodu või tootmisüksus? Metsaekspert Elfis mõtleb selle peale iga päev ja mõnikord isegi iga öö, kui on mingisugused nagu suuremad väljakutsed parasjagu ühiskonnas, et
et ma arvan, et see Elfi metsaeksperdi üks töö ongi seda tasakaalu nagu looduskaitse poole pealt välja pakkuda. Jah, ma näen, et siin publikus on päris palju ka selliseid inimesi, kes ma usun, mõtlevad üsna tihti sellele küsimusele või on väga palju metsas ja metsaga seotult tegutsemas, nii et ma usun, et publikus tuleb päris palju kaasa rääkimist ka. Aga siis alustaks kohe selle nagu, kuidas seda öelda, arvamusfestivaliga. et ma alustaks sealt otsast, et mis kasu siis peaks mets kellele tooma? Täitsa läheks kohe selle küsimuse tuumani. Kes tahab hakata teisi poolt seekord pihta? Ma väga lootsin, et sa jätad selle küsimuse lõppu. aga tegelikult see küsimus minu jaoks oli väga raske vastata või siiamaani on väga raske vastata, sest seda nagu üheselt välja tuua on äärmiselt keeruline. Ja ma lootsin, et see jutt meid sinna kuskile tüürib, aga olgu. Et eks ma püüan seda nagu natuke lahata. Et minu kui looduskaitse jaoks on üldse see kasu mõiste nii raske või keeruline avada. Et millal me üldse saame kasust rääkida. Et kui nii-öelda selline majanduslik kasu toob kaasa näiteks keskkonnaseisundi halvenemise, siis minu meelest ei ole nagu päris õiglane öelda, et see on kasu. Ja metsa puhul on samamoodi, et mis hetkel me saame rääkida kasust, et see on natuke ebaselge. Et ma arvan, et see metsa kasu on olemas siis, kui samal ajal mets on kaitstud, metsas elavad liigid leiavad seal elukohti, saavad maastikus liigelda, et siis kasu inimesele kindlasti on realiseeritav ja mõeldav. Aga kui inimesed saavad metsast mingi tohutu majandusliku kasu, aga mets kui ökosüsteem ja metsa elurikkus selle käest kannatavad, siis me ei saa enam kasvust rääkida, ma arvan. Natuke norinu küsin, et kas siin on selja taha kirjutatud, et Eesti metsades elab üle 20 000 liigi elusorganisme, et kas kasu on see, kui neid tuleb kogu aeg juurde ja kahju on see, kui neid jääb aina vähemaks. Kuidas looduskaitses on midagi kuidagi niimoodi mõõta võimalik? No ma arvan, et kuigi jah, me elame sellises muutuva kliimaga paigas, et see liikide juurde tulemine ja vähenemine osalt ka sellest nagu tingitud olla, et või saa nagu seda liikide arvu alati mingi väga täpse indikaatorina võtta, aga samas kui meil on teada sellised liigid näiteks, kelle elupaigad väga tugevalt sõltuvad vanadest loodusmetsadest ja nende vahelistest ühenduskoridoridest, näiteks väga hea näide on lendorav, mis peaks ka kuskil minu selja taga olema, vähemalt logodel. Et tema puhul, tema käekäiku jälgides me saame küll täna näiteks öelda, et see metsa kasu võib-olla on talle teinud kahju. Et teda jääb järjest vähemaks ja tundub, et seda trendi nüüd juba positiivseks pöörata on väga raske ja kallis. Aga Pille, metsa- ja puidutööstuse jaoks on kasu ja kahju vist palju selgemini defineeritud või kuidas? No, metsa- ja puidutööstuses töötab väga palju inimesi, 35 000 Eestis. See tähendab, et kui me võtame asja niimoodi, et igal inimesel on erinevad väärtushinnangud ja ta defineeribki seda väärtust ja kasu erinevalt, siis kuigi nende inimeste jaoks on ju kasu midagi erinevateks. Et meie liit vaatab seda asja selles mõttes laiemalt, et Eestis ei ole väga palju loodusega maavarasid, mida võiks
töödelda keskkonnasõbralikumalt, kui seda on puit. Et kui me räägime nüüd inimeste, ma saan aru, et see vihje oli materiaalse kasu poole, et kui me räägime nüüd inimeste materiaalsest kasust ja sellest, et Eesti riik ühiskonnana toimiks, kõik see riigikaitselisus oleks olemas, siis see vajab mingis mõttes ikkagi seda materiaalset väärtust, millega seda üleval hoida. Et meie defineerime seda kasu natukene sellisemalt, et Eesti riik alles jääks. Siis mis kasu ja kellele mets peaks tooma Eestis? Mets peaks tooma igale inimesele sellist kasu, nagu ta sealt loodab saada. Et see inimene, kes on huvitatud looduses jalutamisest, saab kasu läbi looduses jalutamise. See inimene, kes loodab endal saada majale katuse peale, saab katuse peale. Ja need inimesed, kes loodavad leida sealt loomi, linde, taimi, Eestis on see osa ka väga-väga esindatud. Et võrrelduna nagu siin teiste riikidega, et me oleme väga-väga tublid seal ka. Aitäh! Läheks nüüd... Indrek, sa tahtsid ka vastata? Lisada midagi? Selles mõttes, et ma võin lisada küll, et jällegi, kui FSC seisukohta siin avada, et siis see on, ütleme, ongi selline unikaalne foorum, kus neid samu asju arutada, et kellele ja miks see peaks kasu tooma ja kuidas. Et võib-olla olekski siinkohal paslik nagu korraks seletada, et mismoodi FSC üldiselt toimib või millega üldse tegu on. Et tegu on siis ülemaailmse organisatsiooniga, mis keskendub vastutustundliku metsamajandamise arendamisele. Ja teeb ta seda niimoodi, et ta kaasab erinevaid osapooli liikmetena ja need liikmed jagunevad 3 rühma, ütleme, või osakonda seal organisatsioonis oma huviala või siis tegevusvaldkonna alusel. Ja need valdkonnad on majandus, sotsiaalvaldkond ja keskkonnavaldkond. Ja kõikidel neil lõppkokkuvõttes on võrdne hääleõigus. Et kui FSC midagi loob või mingisuguseid protsesse viiakse läbi ja midagi arutatakse, siis ei domineeri ükski huvi teisele. Ja selles mõttes on selline, nagu ma juba ütlesin, et see on unikaalne ja teiselt poolt väga hea. Sellepärast, et kõikide, nagu Pille ütles, siis kõikide inimeste jaoks on see, millist kasu mets peaks tooma, väga erinev. Ja see on väga erinev organisatsioonide jaoks, väga erinev ettevõtete jaoks. Ja kui nüüd kõik tuua kokku nii-öelda ühe laua taha ja uurida seda nende käest, et mis see on ja jõuda nii-öelda läbi konstruktiivsete diskussioonide sellele vastusele või luua neid kompromisse seal, et siis ma usun, saab nagu päris hea vastuse selle küsimusele. Kas mitte riigis ei peabki metsapoliitika niimoodi kujunema, et kõik need 3 osapoolt on tasakaalus? Kui sa seda minu käest küsid, siis peaks küll. Absoluutselt. Nii, aga lähme natuke konkreetsemaks, et vaadata, kas ta siis niimoodi kujuneb Eestis või mitte, et küsiks teie kõigi käest, et kuidas te hindate tänast seda, et kui palju täna metsa raiutakse Eestis, kas seda raiutakse liiga palju või liiga vähe, kas see peaks kuidagi muutuma või jääma samasuguseks? Alustaks Pille sinust. Eestis raiutakse metsa, ma saan öelda nüüd Keskkonnaagentuuri, kelle kätte kõik need numbrid, eks ju, jõuavad. Nende hinnangud, sest EMPL-il seda numbrit öelda ei ole. Raiutakse pigem vähem, kui see arengukava ja see kompromissettepanekud on lahti kirjeldanud, et mis maksimaalselt võiks. Et see on Keskkonnaagentuuri statistikute hinnata.
metsanduse arengukava siis? Jah. Metsanduse arengukavas olevad numbrid, et raiutakse kõvasti vähem, kui seal see maksimum ette on näinud, et mis vestlus meil siin kevadel läbi meedia käis. Ja ma arvan, et seal on ruumi veel. Liis? Jah, et raiemahtude sellest optimaalsest piirist rääkides tuleb võtta arvesse väga palju erinevaid tegureid. Ja tegelikult Delfi jaoks on olnud väga keeruline ka ise nagu sõnastada mingisugust raiemahtu, mis siis võiks olla kas paras või suur või selle ümber nagu Elf võib-olla on varasemalt nagu olnud kahe vahel, et mis see number võiks olla. Aga möödunud aastal Elfis koostati uuring, mis tegelikult oli laiem kui metsandus ja mis rääkis siis Eesti majanduse võimalustest liikuda sellise vähese süsiniku suunas või ühesõnaga selline kliimapoliitiline dokument. Ja selle käigus analüüsiti, milliste raiemahtude juures on võimalik tänase metsa kogutagavara säilimine. Ja mis selgus on see, et see raiemaht, mille puhul metsade tagavara säilib, on 8-9 miljoni tihumeetri vahel. Ja seda samuti arvutas Keskkonnaagentuur, et tegelikult on see tagavara vähenemine selline teema, mida näiteks metsanduse arengukava ei käsitle. Metsanduse arengukavas nähakse seda, et tagavara võiks olla aastaks 2020 isegi natuke suurem, kui ta on praegu. Ja selles mõttes see tagavara vähenemine oli ka meile uudis. Ja miks see tagavara vähenemine meid muretsema paneb raiemahtude puhul on see, et tagavaras on talletunud süsinik. Ja kui see süsinik sealt vabaneb, siis teadupärast see põhjustab meil kliima soojenemist. Ja muidugi üks argument selle vastu võib-olla on see, et seda puidutööstuses, seda materjali, mis sealt metsast varutakse, pärast kasutatakse, aga kindlasti mitte nagu täielikult, et mingi osa sellest ilmselt jõuab pärast ehitistesse või mööblisse või ja nii-öelda talletatakse kuskil väljaspool metsi. Ja praegu raiemaht tegelikult ilmselt kuskil seal sama piiri peal ongi, mis säilitaks selle metsade tagavara. Ja Elfi hinnangul ei tohiks sellest suuremaks enam tõusta. Ja kuigi metsanduse arengukavas see number on suurem, see on 12-15 miljonit tihumeetrit, siis Elfi võib-olla vastuargument sellele ongi see, et metsanduse arengukavas lihtsalt ei vaadatud neid numbreid. Et see on uus info ja selle peale tuleb mõelda. Et siis kokku võtta, siis metsanduse arengukava näeb ette raiemahtude kasvu praeguselt 8 miljonit tihumeetrit ja nii-öelda kliimapoliitiliselt neutraalne oleks praeguste arvutuste kohaselt, et see ei kasvaks niimoodi. Jah, niimoodi. Kas keegi vahepeal publikust soovib midagi sõna võtta või küsida või selle samale küsimusele vastata, et kui palju peaks Eestis metsa raiuma või kui vähe? Ja kui te räägite, siis öelge oma nimi ja kes te olete ka. Ta lülitub kohe sisse mikrofoni. Aitäh, et nüüd on siis selles
basseini vesi ka valatud, kuhu pea eest tuli hüpata. Mina olen Alex Lotman ja mina olen nii vana inimene, et ma ei armasta numbreid. Ma ei mäleta neid eriti hästi ja eriti vihkan ma agregeeritud numbreid. Need on tegelikult väga eksitavad. Isegi tegelikult tänane metsanduse arengukava, mille numbreid ma õnneks peast ei mäleta ega tahagi seda teha, aga isegi see räägib siiski mitte ainult agregeeritud üldsummast, vaid räägib ka konkreetsetest puuliikidest. Ja kui ma nüüd ei eksin, siis parandatagu mind, see ei ole nagu väga tsentraalse tähtsusega, aga kui ma ei eksi, siis tegelikult isegi võrreldana selle tänase mõnes mõttes üsna puuduliku metsanduse arengukavaga, tegelikult täna me okaspuud raiume rohkem, kui näeb ette arengukava. Küll aga nii-öelda see üldsumma on väiksem selle tõttu, et arengukava näeb rohkem lehti raiuda. Ja tegelikult nüüd me jõuamegi peamiseni, ka see metsanduse arengukava suuresti ignoreerib neid võimalusi, mis on pajustikes ja hall-lepikutes. Ehk siis kui rääkida näiteks suurenevast puidu kasutusest energiatoormena, siis tegelikult peaks vaatama eelkõige sinna. Need puuliigid on ka piisavalt lühiealised, et seal intensiivsem raie oluliselt ei vähendaks tagavara, mõnevõrra muidugi vähem. Aga seal ka tagavara on suhteliselt väike selle tõttu, et nii hall-lepikud kui pajustikud suhteliselt kiiresti hakkavad ka see puu, mis vanub üle, tõepoolest kõduneb võrdlemisi kiiresti erinevalt siis tüüpilistest metsapuudest. Ehk siis tegelikult täiesti on võimalik senisest rohkem kasutada pajude ja hall-leppade ressurssi, aga muude puuliikide suhtes küll tuleb toetada seda, mis Liis enne ütles. Ehk siis tuleb väga tõsiselt vaadata esiteks otsa üldse sellele, mis on arengukavas kirjas ja teiseks, ja kui me tänast olukorda võrdleme arengukavaga, tuleb võrrelda seda natuke täpsemalt puuliigiti. Aitäh! Kas metsa- ja puidutööstuse poolt, et kas on näha sellist nagu mingit kasutust pajule ja lepale ja väiksemat nõudlust muudele puuliikidele või läheb see Eesti puiduturu vajaduste ja nõudlustega vastuollu? No ikka on näha, et selles mõttes, et nad on head puuliigid küttepuudeks, aga see, need puud kasvavad eraomaniku või riigi metsamaal. See, mida see konkreetne metsaomanik soovib oma metsamaal oleva varaga teha, on nüüd ju tema öelda. Et me oleme demokraatlikus riigis ja nii salliv organisatsioon, et üldiselt me ei kirjuta ette erametsaomanikule, et mida või kuidas nad peavad oma metsast välja tooma, et kas see on okaspuu või on see lehtpuu, eks. Et kui seadused ja riik on lubanud teatud tegevusi, siis need on lubatud, sest me räägime praegusel hetkel tulundusmetsadest. Ja tulundusmetsade eesmärk nüüd, kui me rääkisime ennem erinevatest huvidest siin, ongi see kasupool, see ongi see materiaalne huvi. Et kui me räägime kaitsemetsadest, siis seal on hoopis teised eesmärgid ja ka kuidas neid majandatakse, eks. Et see nüüd, kes ja kuidas võtab seda metsa maha, on nüüd erametsaomaniku või riigimetsa omaniku enda öelda. Et seda ei saa Metsa- ja Puidutööstusliit ette kirjutada. Ette kirjutada ei saa, aga seda nagu võimalusi realiseerimiseks ja ütleme, et kui metsanduse arengukava ütleks mingeid muid numbreid, mingite muude liikide kaupa, et milline see nagu turu nagu loogiline käik oleks või kus te näete, et on päriselt nagu võimalik realiseerida ja kus tegelikult sellest ei oleks mingit kasu? No, turumajanduse turuloogiline käik on see, et realiseeritakse seda materjali, kus on võimalik oma kulud plussi saada. Et see on ka erametsaomanikel sama põhimõte Eestis praegu. Et juhul kui nad ei saavuta seda
siis nad ju jätavad selle tegemata või ei tee üldse. Et siit ongi nagu meie sellised põhimised vaated võib-olla tooks välja, et mida EMPL näeb siis loodusvarade kasutamise puhul, et me loodame, et me saame koostööd teiega teha selles valdkonnas, et meil oleksid targad metsaomanikud, kes mõtisklevad selle üle, mida ja kuidas nad oma varaga teevad. Et kas nad võtavad nad kaitse alla ja teevad raieid, teevad ainult raieid, et selles osas tuleb Eesti metsaomanikke väga harida, sellepärast et lihtsalt me oleme liiga väike riik, et sellist luksust lubada, et me ei hooli oma varast. Me paneme oma lapsed kooli ja samas me ei mõtle isegi selle peale, et mis selle 5 hektariga seal kuskil Mõisaküla metsade vahel toimub. Et see on liigne luksus Eesti jaoks. Siis teine asi, mis on meie jaoks väga oluline, on see, et teadvustaks Eesti ühiskond puitu kui keskkonnasõbralikku alternatiivset materjali betoonile. Ma loodan, et te olete näinud seda filmi Liivasõjad, ETV2 näitas seda, et kõik ülejäänud ehitus ja muud sellised materjalid, need tekivad meie hoovile pärast seda, kui nad on kaevandatud kuskilt maapõuest, nad ei taastu. Ja kolmandana ma loodan, et me saame teha ühisprojekti, et mina olen selleks EMPL-i poolt väga valmis, et Eestis tarbimist üldiselt vähendada, sest see on sirgelt nagu väga rõve, mis toimub Tallinnas, et neid ostukeskuseid ja neid parklaid, neid musta asfaltiga parklaid, no see on ebanormaalne, kus need Eesti inimesed seda raha saavad, et nii palju asju osta üldse, et nii paljudes ostukeskustes käia. Et need on need 3 asja, mida EMPL näeb oma rollina nagu siis loodusvarade ja looduskeskkonna säilitamise ja kasutamise edendamisel. Kas kellelgi vahepeal publikust on? Tõnu Loopuma, ka bioloogia. Nii. Nüüd mul on 2 asja nagu sedasi siin jäänud. Kripeldama nüüd sellest jutust. Üks oli see, et mida juba Alex natuke rääkis, ma mõtleks natuke teistmoodi. See Eesti metsade struktuur on ju selline, et viimasel ajaloos on metsamaad tulnud viimased 10 hästi palju juurde tulnud. Ehk teiste sõnadega on noort metsa palju. Ja kui nüüd veel seda arvestada, et siin vahepeal ikka oli hästi kõvasti raiuti, siis peaks olema selle võrra veel rohkem noort metsa. Ehk kui metsade tagavara säilub samana, siis see tähendab seda, et vana metsa jääb vähemaks ja selline keskealist noort metsa, selle osatähtsus suureneb, et noores metsas tuleb see tagavara juurde. Aga noh, et kui ainult see tagavara säiluse järgi, selle ühe numbri järel võtta, et siis looduskaitselist sellist olukorda halvendab ikkagi, kuna metsad muutuvad keskmiselt nooremaks. Sellised, et mitte metsad ei juhtu keskmiselt noorem, et vanade metsade osatähtsus väheneb selle tulemusena. Ja teine küsimus oli see on natuke selline õelav küsimus nüüd metsa teemal. Et kas selle 30 000 metsast töötaja hulka oli arvestatud ka sellised loodusturismi arendajad ja sellised inimesed? Selle hulgas on minu teada mööblitööstus, puidutööstus ja metsa majandamine. Nüüd, kui me võtame... Metsa majandamine, siis see tähendab siis raiumise mõttes? Ma eeldan, et näiteks RMK, kes annab oma andmed näiteks oma inimeste kohta, et see on ka metsa majandamine, see, mida loodusturism teeb. Sest metsa kasutavad kõik, ka need, kes vaatavad, lähevad sinna ja vaatavad seal kulle või liblikaid. See on ka metsa kasutamine, see on lihtsalt teistmoodi metsa kasutamine. Tähendab, siin ongi küsimus selles, et on 2 erinevat metsa kasutamist. Üks on see, millest hästi palju räägitakse,
ehk see on puidumajandus, mitte metsamajandus. See on see raiumine, mööblitööstus ja kõik, see on puidumajandus, see ei ole metsamajandus. Ja teine on siis see tõesti osa siis ütleme, mida on ka väga palju tulu annab Eestile, on siis oma loodusturismiga seotud. Mitte sugugi ka ainult loodusturismiga, vaid see võib olla ka lihtsalt siuke tavaline nii-öelda turismibaas maal. Ta eeldab seda, et ümber oleks mets. Ta võib seal teha muudseid murumänge ainult, aga ikka eeldab metsa olemasolu ja mul on tunne vist, et ikka võib-olla RMK kaudu tuleb sisse, aga enamus sellest loodusturismi arendaja jääb sellest numbrist välja. Seega, kui vanem mets maha võetakse, siis jäävad see loodusturismi osa jääb väiksemaks, seal inimesed kaotavad töö. Nõmme linn tekkis tänu sellele, et seal oli parasjagu vana metsa. Kui seal oleks olnud raie, oleks toimunud 30 aastat hiljem, siis ilmselt Nõmme linna ei oleks olemas. Et siin on nüüd meie jaoks kõlas läbi nagu päris mitu aspekti. Et üks asi on see, et Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ei tegele looduskaitsega. Looduskaitsega tegelevad teised organisatsioonid Eestis, ehk siis see on nagu kivi pigem nende kapsaaed, et kas nad planeerivad või kuidas nad planeerivad neid asju. Teine asi on see, et minule ka ei meeldi, kui mina vaatan oma armsast 3-korruselisest kortermajast õue ja näen, et naabrid panevad üles näiteks mingit suurt maja. Mulle ka ei meeldi see. Aga ma pean seda aktsepteerima, sest see maa, kuhu nad selle maja ülesse panevad, on nende maa. Samamoodi on selle turismi arendusteemaga. Et see inimene, kes turismi arendab teatud piirkonnas, peab ju olema valmis selleks, et teine inimene, kelle maa see seal ümber on, tema naabrimees. Et see valo võtab selle metsa mingil hetkel maha. Ta peab ise, see on äririsk. See on äririsk turismiettevõtjale. Et seal on mitu aspekti. Siis ei tohiks rääkida see, eks ole, et see metsa maha võtmine annab siis seda töökohti, ta võtab teiselt poolt töökohad ära. See oli töökohtade arvu, selle ühe müstilise arvuga manipuleerimise seisukohalt oli märkus. Selge. Kas keegi veel tahab publikust? Mul on selline väike küsimus, kuna siin on palju spetsialiste koos. Me teame, et siin juba mainiti ka, et raiutakse liiga palju okaspuumetsi maha ja me teame, et looduslik uuendus nendel aladel tuleb, eks ole, selline kiirekasvuline lehtpuu asemele lepp ja remmelgas ja nii edasi. Et me teame, et bioloogiliselt see on kaotus, et meie loodus muutub, ma olen nii aru saanud, spetsialistid räägivad, et muutub igavamaks selle võrra aga kas see ei ole ka sama selline nagu loomulik areng, et me teame, kliima soojeneb, eks ole, kui palju lehtpuu vöönd tulebki siia põhja poole, et võib-olla see on nagu mõnes mõttes nagu paratamatu, et kuidas ma ise olen väike metsaomanik, ma olen istutanud okaspuud raiesmikule ja võidelt selle kiire kasvuse lehtpuuga, ma tean, kui raske see on, aga ma kogu aeg nagu aasta-aastat seda tehes, ma kogu aeg nagu mõtlen, et kas ma ei tallu nagu tühja tuult, et ma nagu seda leppa sealt kuuse ümber kogu aeg maha raiun, et mulle öeldakse, et see on kasulik ja see on hea asi, et ma säilitan seda kuuse järelkasvu, aga kogu aeg on nagu see, et aga äkki see on nagu paratamatu, äkki see on nagu selline loomulik protsess, et siin on spetsialistid koos, et palub seda mõtet kommenteerida. Ja ma võib-olla ütlen vahele seda, et siin nagu põrkuvad kaks teemat sellele küsimusele vastates. Et üks on selline säästliku metsanduse teema ja see küsimus, et millise ressursi me justkui praegu oma majandamisotsustega või tegevustega pärandama järgmistele põlvedele. Ja järgmised põlved ilmselt on väga rõõmsad, kui neile päranduvad kuusikud ja männikud. aga looduslik uuendus iseeneses ei ole midagi loodusele kahjulikku. Et selles suhtes siin on nagu selliselt, just seesama selline võib-olla jätkusuutlikkuse ja eetika küsimus, et kumba otsustada. Ja teine aspekt on muidugi ka see, et puistuid kujundades saab samuti olla nagu loominguline, et tingimata ei pea seal taotlema täiesti puhast kuusikut, vaid sinna võib jätta ka põnevamaid liike sisse.
olenevalt siis kasvukoha tüübist, et mis sinna sobib. Tänapäeval ka doteeritakse ka näiteks laialeheliste liikide kasvatamist, et neid kõiki asju annab mõelda. Väike märkus, kui tohib, et loomulikult seal siiski ma saan aru, et ei asendunud kuusk lepaga mitte kliima tõttu, vaid sellepärast, et kuusk kõigepealt sai maha võetud. Et tegelikult muidugi hall lepp on ka suhteliselt põhjapoolse levikuga puu ja tema leviku lõunapiirmist väga kaugele lõunasse ei jäägi. Must lepp on selline natuke lõunapoolsem, nii et jah, et ega nüüd jah, kliima tõttu meil küll iseenesest kuusikud lepikutega ei asendu. Ma ütleks vahepeal võib-olla FSC koha pealt, et seesama, et milline see puistu peaks olema, et kas meil on ainult kuusikud või on seal segapuistu, siis seesama foorum inimesi, erinevaid huvigruppe, näiteks FSC standardis on otsustanud, et tegelikult tuleks liikuda sinna poole, et meil ei ole nii-öelda monokultuurne mets, vaid ütleme, kaaspuuliigi osakaal võiks olla vähemalt 20%, et ei ole nii-öelda puhas kuusik, et seal kindlasti oleks vääris lehtpuitu sees. Ja kui korraks hüppan tagasi veel siin teise teemasse, et TMPL on väga salliv organisatsioon ja ei kirjuta kellelegi midagi ette, siis FSC vastupidi natukene ei ütleks, et kuri ja sallimatu, vaid natukene kirjutab ette, et loomulikult selle skeemiga liitumine on vabatahtlik ja vahel võib-olla natukene vähem vabatahtlik, et kui turg nõuab, siis tuleb talle seda pakkuda. Aga näiteks raiemahu koha pealt on väga konkreetne seisukoht ja see on rahvusvahelisel tasemel, see ei ole Eestis. Et ei tohi raiuda rohkem, kui on võimalik nii-öelda seda mahtu pikaajaliselt säilitada või siis permanentselt säilitada. Et seesama moment tegelikult ei tekiks nüüd seda, et me raiume metsa maha, järgmine hetk on meil võib-olla tööstuspankrotis või võtame me siis ära nii-öelda kellegi teise elatise sealt kõrvalt, et kui me räägime nendest samast loodusturismist, siis FSC seisukoht on jah see, et nii-öelda hundid söönud, lambad terved. Et me saame sealt kõik selle kätte, mida me tahame, aga me peame seda tegema väga arukalt ja tasakaalustatult ja selles mõttes tagasihoidlikult, et ei maksa nii-öelda tormata ja kõike kohe ära tarbida. Et seesama tarbimise vähendamine selles mõttes kindlasti on nagu aspekt, millele tasub mõelda. Aitäh! Ja, kuna selle ka küsimus. Minu nimi on Olev, mul on paar ettepanekut. Väidan, et enamus Eesti noorendike on hooldamata või harvendamata. Et on muidugi majanduslikult raske teema, aga mis oleks, kui teeksime paberi ja maksu auks noorendike hooldamise omanikele ja kui suured on need riskid, et keegi näppu lõikab või rikkaks saab, et me pärandame siis lastele tõeliselt palgimeesed, on üks ettepanek ja teine on see, et härra Ansip lubas mulle 4 aastat tagasi, et toetab minu ideed Eesti lamapuidu koristamisel, et umbes miljoni tihumeti või 10 miljoni krooni euro eest kukub erinevates metsatukketes palgipuid maha. Väidetakse, et peab mullaks saama, me teame metsandmehestena, et Eesti metsad on liiga viljakad, et seenhaigused levivad. Ettepanek on vähemalt 1. maiks ehk siis võib-olla 3 kuud maas olnud mastimännid ära koristada, annaks tuhandetele tööd ja miljonitele materjali. Aitäh! Aitäh, me just tahtsin sinna poole liikuma hakatagi, et me rääkisime sellest, et kui palju peaks raiuma, aga et kuidas ja millistel lankidel ja mis seal lankidel toimuma peaks, et just sinna tahtsin jõudagi.
et ja needsamad küsimused on üleval, mis praegu tõsteti ja ma natuke laiendaks seda küsimust ka sellele, et kas Eestis on peale lageraiete veel ka teisi variante, kuidas metsa majandada majandusmetsas, kas on realistlik ja mis seal siis lageraielangil toimuma peaks või raielangil? Alustame Liisist siis. Olgu, et ma jälle mõtlesin selle küsimuse peale pikalt, et meie jaoks on, jah, ma ütlen taustaks, et meil olid mõned küsimused ette antud, mille peale kodus mõelda. Ja küsimus oligi selle kohta, et kas lageraiele on alternatiivi ja kas selline püsimetsandus, nii-öelda justkui oleks parem mõte või sinna suunda oli nagu see pall visatud. Aga tegelikult ei ole nagu jällegi sellist head ühte vastust, et üks on parem või teine. Jälle see kõik sõltub sellest, et kuidas ja kus neid asju tehakse. Et ka püsimetsandust, mis tundub esmapilgul väga selline loodussõbralik, on võimalik valesti teha ja loomulikult on võimalik valesti teha ja vales kohas lageraieid. Et mõlema raiega me võime potentsiaalselt keskkonda väga tugevalt mõjutada. Ja sellepärast ongi oluline, et meie raied, ükskõik millised need siis on, kas need on lageraied, turberaied, valikraied, et nad toimuksid sellises nii-öelda turvalises süsteemis või turvalises metsas. Ja selle all ma pean silmas seda, et kogu Eestis on võetud kaitse alla piisavalt palju kaitsealasid, need on tüpoloogiliselt esinduslikud. Ühtlasi on metsamaastikus piisavalt selliseid väikseid nii-öelda selliseid elurikkuse laigukesi, näiteks hästi täidavad seda rolli praegu vääriselupaigad. Oluline on ka see, et sinna tulundusmetsa jääks maha piisavalt palju säilikpuid ja ka seda sama surnud puitu ja lamapuitu, millest siin härra eelnevalt rääkis. Et see lamapuit, mis esmapilgul tundub, et on jube raiskamine või ka surnult seisev selline jämeda diameetriga just nende nii-öelda mastimändide puit, et see tegelikult on oluline metsaliikide elupaik. Et seda on nii Eestis kui väga palju ka Skandinaavias uuritud, et see täidab ikkagi väga, väga tähtsat rolli just selles, et need liigid, kes läbi lageraie või ükskõik millise raie, mis nende elutingimusi väga tugevalt muudab, kaotavad justkui oma elupaiga, et neil on võimalik see häiring siis nii-öelda kuidagi üle elada. Ja sellepärast need on ka äärmiselt olulised. Ja kui nende raiete juurde tagasi tulla, siis või võib-olla ka sellise laiema raiemahu jutu juurde tagasi tulla, siis kui me siin enne rääkisime võib-olla sellest raiemahu numbrist ja mis see võiks olla nagu jätkusuutlik, siis tegelikult ükskõik, mis see number on, kui meil ei ole metsamaastikus tagatud selline sidusus ja meil ei ole piisavalt kaitsealasid ja lendorev ei saa lageraiete tõttu ühest elupaigast teise, siis tegelikult me ei saa rääkida jätkusuutlikust metsandusest, sest metsaliikidele on pandud nagu liiga suur surve. Indrek, kas FSC kirjutab oma süsteemi liikmetele, metsaomanikele ette, et kas peab raiuma lagedalt või püsimetsana ja mis seal, kui palju puid peab sinna lamapuitu lageraielangile alles jääma? Mõnes mõttes kirjutab ja mõnes mõttes ei kirjuta. Et see seisukoht on
natukene sarnane sellele, mis just Liis rääkis. Et kuna FSC organisatsioonina algselt loodi metsade, ütleme, keskkonna ja sotsiaalsete väärtustega seotud selliste asjade või siis külgede säilitamiseks, siis loomulikult seesama metsaliikide elupaiga teema on äärmiselt oluline. Ja selle tõttu on tegelikult väga konkreetsed numbrid kokku lepitud küll, et kui palju näiteks tuleb lageraie langile jätta säilikpuid, millist tamapuitu tuleb jätta, kuidas tuleb jätta sinna püsti, ütleme, jalal kuivanud puud või mingid tüveosad. Et kindlasti see ühelt poolt, et oleks nii-öelda head tingimused või võimalikult head tingimused looduslikuks uuendamiseks ja teiselt poolt siis ka selleks, et haruldastel metsaliikidel on elupaigad olemas. Ja kui rääkida sellest, et kas tohib teha nii-öelda lageraiet või peab sellest hoiduma, siis seda konkreetselt nüüd ette ei kirjutata, et see on täiesti iga majandaja enda otsustada, aga tõesti jah, et kui ta teeb lageraie, siis on seal konkreetsed nõuded selle kohta, et kui palju peaks nagu püsti jätma või kuidas on soovituslik jätta, ütleme, puude gruppe. Pille, kuidas Metsa- ja Puidutööstusliit suhtub sellesse, et metsa majandada püsimetsana, kas või lageraiena, mis seal lageraie langil toimuma peaks? Metsa- ja Puidutööstusliidul ei ole metsa, vähemalt ei ole mulle mu tegevdirektor ütelnud, et me mõne eest hoolitseme. Et meie liikmetel, need, kellel on, nendel on jälle see samane asi, mis ma enne ütlesin, et ja mis siin Indrek ka mainis, et erametsaomanik ikkagi otsustab ise oma vajadustest lähtuvalt, mida ja kuidas ta metsa majandada. Et nüüd, kui vastata sellele küsimusele, et kas on alternatiivi, siis erametsaomanike esindused on ütelnud, et sellisele väiksele erametsaomanikule ei ole alternatiivi. Ja me räägime väiksest, eks see on 2 hektarit, natuke rohkem, alla 10 kindlasti. Ja seda ei võeta ka korraga maha, sest lihtsalt on mingisugused, nagu siin varem öeldi ka, on piirangud. On see, mis FSC ette näeb, siis kui ei ole sertifikaati omanikuga tegu, siis näeb Eesti Vabariik ikka väga, väga kõvad nõuded ette, et mida ja kuidas peab jätma. Ja see on olnud kompromiss ja sellele me muidugi nagu, selles mõttes, et me lähme sellega kaasa, sest see on olnud niimoodi, nagu see seadusesse on kirjutatud. Et mis nüüd puudutab üleüldse tulundusmetsast, sest nii nagu ma varem mainisin ka, et eesmärgiks on tulundusmets, eks ju, ehk siis tulukuse teenimine. Nüüd tuurbäraietega mõnes piirkonnas näiteks, tuurbäraie uuendusraie riigina, eks, ei ole üldse nagu lubatudki. Teda ei või teha sellepärast, et ta tekitab rohkem kahju kui kasu püsimetsana, aga püsimetsana majandamine tähendab ju seda, et võetakse paar puud valitraiega näiteks maha. Et sellist asja taluvad Eestis väga vähesed puuliigid, sellepärast et püsimetsandus on näiteks hästi levinud Saksamaal ja mujal sellistes riikides, kus on olemas varju taluvad liigid. Eestis võiks selle info järgi, mis ma olen metsandusteadlaste kirjutistest lugenud, võiks ainult kuusega rakenduda, et muud liigid lihtsalt, mänd lihtsalt tahab valgust, eks. Kuidas? Laialehised puud ka, jah, et need, kes vastu peavad Eestis, eks, sellele kliimale. Et laialehiseid puid, et meie liikmeskond nüüd ja pigem just nagu erametsaomanikud, nemad võtavad ikkagi pigem lageraiena, aga see lageraie on niisuguse koleda nimega, et tegelikult Kanada, Rootsi, USA ja Austraalia ja teised riigid vaatavad Eesti lageraied ja naeravad selle peale, et see on häilraie. Mitte, et ma nüüd ütleksin, et kõik peaks majandama nagu Kanada, mis on nagu suhteliselt õudne. Et kindlasti mitte seda, aga lihtsalt, et häilraie ja lageraie, et need on, lageraied on Eestis nii väikesed, et need ongi põhimõtteliselt turbaraie riigid. Kas keegi tahab vastata või? Jah, ma korra, mida ma juba enne mõtlesin, on see,
et võib-olla see, millega ma Elfi poolt ei ole kunagi nõus olnud, on see võib-olla selle tulundusmetsa selle eesmärgi rõhutamine, et see on ainult tulu saamiseks, et see võib nii olla, aga just need liigid, sunnikud elavad ikka seal nagu, või neil on ikkagi vaja võib-olla sealt aeg-ajalt leida endale liikumiskoridori, aeg-ajalt toitu, eks ole, et see metsamaastik, me küll võime ta jagada nagu enda peas mingiteks kategooriateks, aga kui me reaalselt metsa läheme, siis see on nagu teistmoodi. Aga kui me võtame näiteks selle männiku või kuusiku seal lageraiena maha, et kas see tähendab seda, et näiteks põder siis ei lähe sealt läbi enam või minu arust, eriti kui seal nagu istutada need meeletult armsad porgandi vaod talle ette, ta lihtsalt istubki ainult seal lageraiel, ongi hiljem, et jätame selle lendorava korraks nagu mujale, aga et kas mõned liigid, mina tõesti ei tea, kas siis viimase 10 aasta jooksul on mõni liik tõesti raiete pärast Eestis välja surnud. Ma tean, et tehakse uuringuid vaatamaks metsist, see on siis Soomaal ja seal uuritakse tohutult paljusid asju, seal uuritakse, kas need kuivenduskraavid, mis on hästi laiad, et võib-olla tibu ei jõua üle ujuda sellest näiteks. Seal võivad täiesti müstilised põhjused olla, miks metsis näiteks väheneb. Et see ei pruugi olla raie, sest ma tean, et mu kolleegid, doktorandid viisid sinna 300 pruuni väikest kanamuna, tibumuna tehispesadesse. Nüüd nad asetasid need 300 väikest tibumuna sinna pesadesse ja 2 nädalat hiljem oli heal juhul alles 1/3 kuni 20% nendest, nad käisid ära, vaatasid, kõik oli ära söödud. Et väikenärilised, et minul ka ei ole rebase kasukat enam, et Eesti mehed ei käi enam neid väike kiskjaid, eks ju, seal jahtimas. Et võib-olla on hoopis mingid muud põhjused peale raie veel, mis mõjutavad. See, kui palju autosid meil on, kui palju seda roadkill, see autoteede kõrval olevaid surnud loomi on. Ja kusjuures need inimesed isegi ei teavita mitte 13115 sellest, et kuulge, see loom võib veel piinelda seal, et kutsume kohaliku jahimehe, kes aitab tal lahti saada sellest olukorrast või viita kuhugi loomakeskusesse, eks. Et lihtsalt nagu nii palju muid asju võib olla siin maailmas, mis mõjutavad ükstapuha milliseid liike metsas ka. Jah, ma olen sellega täiesti nõus, et kindlasti see on mõjutuste kompleks, mis viib ühe või teise liigi väljasuremiseni. Aga samas on ikkagi paljude liikide puhul võimalik hinnata, et mis on see nagu kõige kriitilisem tegur. Et ma ei taha seda lendorava näidet üldse maha matta, sest see on väga hea näide ja see on väga valus näide, sest kui asjad lähevad nii edasi, nagu need lähevad, siis lendorav sureb Eestist välja. Ja see on tegelikult juba väga nagu tõsine indikaator. Ja lendorava puhul ongi see, et tema arvukusele mõjub näiteks halvasti see, kui nugist on mõni aasta palju. Aga kui see süsteem oleks või kui tal oleks piisavalt elupaiku, ta saaks piisavalt hästi paljuneda ja ta ei oleks nii isoleeritud oma väikestesse populatsioonidesse, siis tegelikult nugis ei saaks teda nagu sellisel kujul hävitada. Et praegu meil on selline süsteem, et see liik on saanud väga hävitava hoobi, ta on väga nõrgas seisundis ja siis tuleb ükskõik milline välismõjur ja tõmbab ta nagu väga kiiresti väga madalale arvukuse tasemele, kus ta enam ei pruugi üldse suuta nagu uuesti ennast taastoota. Et seda on ka teiste väga haruldaste ja isolatsioonis liikidega samamoodi võib juhtuda. Näiteks seesama kõre, keda võib, ma ei tea, mis kumaril, mis taga täpselt juhtus, siin on võib-olla keegi, kes teab paremini, aga jah, midagi sarnast, eks ole, mis tegelikult ei ole nagu, looduslikult ei ole nagu, ei saaks see nagu päris lõpuni selliselt juhtuda. Et seal on ikkagi tavaliselt nagu see lendorava puhul ikkagi hinnatakse seda, et praegu just tema elupaikade isoleeritus, see, et tema elupaigad metsamaastikus kaovad ja see, et ta on nii väikeste isoleeritud populatsioonidega seal metsamaastikus laiali, et see on tegelikult tema nagu kõige kriitilisem nagu põhjus, miks teda nii vähe on.
ja võib-olla, mis üks näide, raske on natuke tuua neid liikide näiteid, sest neid on väga vähe uuritud ja meil ei ole nagu sellist pikka nagu andmerida, millega me saame välja tulla, et üks liik näiteks on ka kopsusamblik, keda on nüüd pikalt uuritud ja kelle registreeritud leiukohtadest esimesed registreeritud leiukohad tehti 20. sajandi alguses ja tänaseks on neist alles kuskil 10-15%. Et ka see on väga suur nagu kahanemine olnud. Et loomulikult põder ja väga-väga paljud teised liigid võivad võita lageraietest, aga põdraga meil ei ole teadupärast ka selliseid probleeme, nagu on lendorava või kopsusamblikuga. Aga kas lendorav ja kopsusamblik, nemad ja nende piirkonnad ja kogu see ala, mis neid ümbritseb, need on ju kaitse all. Selles mõttes, et seal ei tohigi raieid teha. Ja neid leitakse kindlasti juurde, sest ma tean Lääne-Virumaal Keskkonnaametis üks neiu, kes kodus oma soovi korral või oma soovist lähtuvalt lihtsalt paljundab neid ja viibki nagu uuesti nagu asustamisele. Et selles mõttes, et ja need kohad võetaksegi ju järjest kaitsele ja seal on alati, ei ole ainult see koht, kus ta leitud on, vaid see piirkond on ka seal kaitse all ja see nüüd, et Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium paneksid nagu selle koridori sinna, et nad saaksid liikuda, see on ju nende tööülesannetes kirjas. Jaa, aga see on nende tööülesannetes kirjas, aga see ei toimi. Aga selles mõttes me nagunii ei teegi juba ju seal raieid, et siis tekibki see küsimus, et kui me ei ole uurinud neid loomi, keda potentsiaalselt raied selliselt ohustavad, et see ongi see põhjus, miks me seal ei tohiks raiuda. Et kui me seda ei ole uurinud, siis me ei saa ju, ja teine asi, et kui me oleme uurinud ja me oleme need alad kaitse alla võtnud, aga see loomade arvukus ikkagi ei tõuse seal, et me ei ole nagu raieid teinud, et siis me ei saa ju öelda ka, see on statistiliselt, see peab olema statistiliselt ära tõestatud, eks ju, et see on see raie, mis seda mõjutab. Võt, mul oleks hea, kui ma saaks näidata ühte sellist ilusat ortofotot, kus on näha lendorava elupaigad metsamaastikus, mis on kaitse alla võetud ja siis nende vahel on võib-olla mingi killukene küpset metsa, mis ei ole kaitse all ja piisab selle metsaomaniku otsusest, et see maha raiuda ja see lendorav enam ei saa tegelikult ühe populatsiooni juures teiseni ja nii lihtsalt on. Et neid koridore tuleb kindlasti planeerida, aga lihtsalt see ei ole olnud nagu ministeeriumi prioriteet, et seda teha või ma ei tea, milles see küsimus on, kahjuks minister täna ei osale, et talt seda otse ei küsida. Aga nii lihtsalt on, et tegelikult see metsa majandamine ikkagi on väga või on ikkagi kõige kriitilisem tegur seal täna ka, isegi nende kaitsealade olemas olles või. No ma usun, et seal läheb see teema jälle samasse kohta tagasi, millest ma nagu alustasin, et me vajame tarku metsaomanikke. Ma olen kindel, et erametsaomanikud nagu kaaluvad seda otsust, et kas nad võtavad maha või ei võta, kui nad teavad, et nende metsades on sellised loomad. Sest Võrumaalt on näide ühe kotkalisega, kus oli selline situatsioon, et tal elas seal kotkas, mis oli kaitse all, torm võttis tal maha sellelt mitte langilt, aga metsast võttis maha puudeks. Nii, ja nüüd tema läheb Keskkonnaametisse ja ütleb, et kas mul oleks nüüd võimalik, et ma palun koristaksin selle sanitaarraie korras ära, sest see kotkapuu on sealt maha kukkunud, eks. Tal ei ole seda puud enam. Et ma koristan selle ära, et ma loodan, et ta tuleb sinna kõrvale tagasi, et selles mõttes, et kõrval oli tal veel seda tulundusmetsa küll, et mida ta oli nõus nagu loovutama. Ja siis sealt tuleb mängu selline paindlikkus otsustustes, mis nagu võivad kaasa aidata sellisele kotka näiteks tagasi tulekule, sest konkreetselt öeldi talle, et ei, et see ei ole lubatud. Et see on kaitsealune koht ja seda ei tohi sanitaarraiega mitte millegiga võtta. Nüüd see erametsaomaniku, ma kujutan ette, et kui siin on erametsaomanik, et nad mõistavad seda meeletut nagu trotsi, mis siis tekkis.
et noh, ta tahab ka seda kotkast tagasi, ta ju näitab oma naabritele, et näete, mis seal on. Ja ta võttis maha kõik selle tulundusmetsa sealt ümber. Kotkast tuli tagasi. Ei tulnud. Tal ei olnud üldse enam metsa, kuhu tagasi tulla. Et noh, selline paindlikkus oleks nagu ka vajalik sellise looduskaitseliste tegevuste juures, et nagu kaalutlusõigus peab päris suur mõnes kohas olema. Sest inimesed ei taha ju meelega halba. Väga põnev debatt on teil. Vahepeal on publikus käed. Palun. Lendorava jutu jätuks, et kui asi nii edasi läheb, siis eestlane sureb ise oma kodus välja ja siit ettepanek, et jätame ka porgandi veel harvendamata ja vilja kooritamata, seal tekivad tohutult huvitavaid kasvusstseenid ja värgid. Aga naljaks, et mõistlikul majandamisel just, et ma räägin, et enamus noorendikke on hooldamata, arvendamata ja okaspuude puhul on seal 10-15 aastat ja kõik, et oleme hiljaks jäänud ja on õigem ragerajad teha kui hilinenud arvendust. Et kutsun mõistlikkusele, aitäh. Sellega kohe mikrofon, jah? Nii, ma nüüd üks väikene mõte tuli selle noorendike hooldamisega. Noorendike hooldamine ei anna kohe otsest tulu, siis meenutab ta sellist tegevust nagu spordi tegemine, nagu tervisesport. Et võib-olla hakata arendama sellist tervisespordiharu nagu metsanoorendike hooldamine ja siis saaks sealt terviserahasid selle peale ja võib-olla spordirahasid selle peale ja nii, kas keegi veel publikust soovib? Ma vahepeal ütlen, et Tartus käivitus selline asi nagu niitmistrenn, et inimesed saavad vikatiga käia niitmas. Ja see mõte on üsna samasse suunda, nii et ma arvan, et see noorendike hooldamine spordina välja pakkuda on päris hea idee. Minu nimi on Jaan ja kuna mina olen metsanduse professionaal, siis esiteks ma ei ole nõus selle asjaga, et noorendikud on kõik hooldamata. Esiteks riigimetsas toimub see niikuinii plaanipäraselt ja erametsas on ta tõepoolest omaniku keskne. Kui omanik seda ei tee, siis ei ole midagi parata. Vahepeal on olnud aastaid, kus seda noorendiku hooldamist on ka toetustega kogu aeg soodustatud. See aasta on kahjuks selline erandlik ja neid toetusi ei pakuta. Loodame, et kui asi läheb hästi, siis järgmine aasta uuesti seda püütakse taastada. Praegu on lugu sellest lihtsalt, et Euroopa ühenduse uued programmirahad, need pole avanenud ja mis nüüd täpselt edasi saab, seda me ju ei tea. Küll aga ma tahaks lugupeetud esinejatelt küsida niisuguse küsimuse. Et kui me nüüd räägime, et erametsa omanik näiteks ütleme ei saa nüüd päris hästi, eks ole, sellest aru, et tema peaks oma metsas raie tegemata jätma. Aga miski teda tegelikult selles ei piira, siis tuleb lähtuda sellest, et see omanik tahab saada tõepoolest oma metsast oodatavat tulu ja juhul, kui tema peaks nüüd käituma kuidagi teisiti, siis tekib küsimus, kes hüvitab talle selle raha, saamata jäänud raha. Me ei saa alati nüüd, ütleme niimoodi, et vaadata sellisest vaatevinklist, et omanik peab kuidagi kõigest aru saama. Ma arvan, et kõigepealt on see suures osas ka riigi poliitiline küsimus, eks ole, sisepoliitiline küsimus, kas siis tahetakse tegelikult omanikule hüvitada või mitte. Praegu meil sellist süsteemi tegelikult ei ole, ei saa rääkida, et Natura toetused või mingid muud toetused, eks ole, mis selles valdkonnas pakutakse üldse, ma räägin praegu kaitsealadest, eks ole. Et need oleksid kuidagi piisavad. Ja miks me peaksime siis arvama, et omanik peab kuidagi iseenesest asjast aru saama, kui riik selles suhtes midagi teha ei taha. Aitäh! Aitäh, et veel enne kui ma teile vastamiseks sõna annan, et me tõesti kutsusime keskkonnaministrit siia ka ja tõenäoliselt oleks tema kõige parem vastama. Ja ta ütles, et ta väga tahab tulla, aga ta siiski ei mahutanud oma ajakavasse seda arutelu, aga küsimus, et kes siis peaks kompenseerima erametsa omanikule seda, kui ta teeb looduse heaks midagi? Olgu. Võib-olla ma alustan sellest, et kuidas see võiks käia. Et ma olen nõus sellega, et praegu see süsteem on
minu meelest üles ehitatud sellele, et kust on üldse olnud võimalik nagu seda rahastust saada, millisest allikast, et Natura toetused on ju tänu maaelu arengukavale ja need ka nüüd järgmisesse perioodi läksid niimoodi tänu suurele õnnele, et nad edasi seal püsivad. Ja minu meelest on hästi ebaõiglane see, et Natura aladel olevad metsaomanikud saavad siis mingisugust kompensatsiooni, aga näiteks mingisuguste liikide püsielupaikades või sellistel kaitsealadel, mis ei ole Natura alad, et sisuliselt neil ainukene selline kompensatsioonimeede on see maamaksuvabastus, et see ei ole nagu kohe kindlasti õiglane ja selles mõttes ma ei oska nagu otseselt vastata, et kust või kuidas see raha leida, et kompenseerida seda metsaomanikele. Aga ma arvan, et see raha on leitav siis, kui see on nagu riigi jaoks piisavalt suur prioriteet. Et see on nagu prioriteetide küsimus. Mina vastaksin sellele asjale niimoodi, et kindlasti see võiks olla riiklik prioriteet, et sellised asjad on metsaomanikule hüvitatavad. Teiselt poolt FSC seisukoht on see, et metsa ainuke tulu ei peaks tulema puidust. Et tuleks üritada võimalikult laialt kasutada ära metsa. Metsal on muid väärtusi peale puidu ka ja neid siis jah, metsaomanik peaks nii-öelda täies mahus üritama ära kasutada ja võib-olla veel see siia juurde, et see mõte läks kuhugi lendu ära praegu. Metsa täiesti, metsa. Las ta jääda, ma annan vahepeal pillele edasi. Et selle toetuse osas, selles osas peab riik jõudma kompromissini. Et mis puudutab aga metsaomanikul metsast muul viisil tulu saamist, et peale nüüd turismi rännakute korraldamise metsaomanik, kus metsaomanik on giid, et mis see FSC seal välja on toonud, et mis need veel võiksid olla, sest mul ei tule praegu pähe, sest marja korjamist ma ei saa müüa ju näiteks oma metsa. See on ju tasuta, igaüks võib Eestis minna oma metsa ja korjata marju seal. Sa võid ära piirata oma metsa, siis sa saad ise korjata oma marjade seened kokku sealt. Jaa, okei. Lihtsalt, et kui me paneme, isegi kui me toome sisse soodustused ja kõik need toetused, eks sinna, siis mina lihtsalt mõtisklen praegu selle üle, et ma ütlen, et majandusmetsast jääb teatud hulk nüüd puitu saamata. Et ma mõtlen, et huvitav, et kuidas me selle raha nagu Eestisse sisse saame tuua siis. Et kuidas me tagame selle olukorra, kus Eestis elavatel inimestel on piisavalt mõnus olla, et nad ei koliksid välja igale poole. Eestis noored eriti, eks mingi 50 000 inimest pidavad mõtlema igapäevaselt välja kolimisele. Et see on nüüd juba võib-olla järgmine teema sellesse. Et lihtsalt, et kust me kui me nagu edasi seda puitu ei väärtustaks või väärindaks, mis toob nagu siis läbi ekspordi meile raha sisse, ütleme, kui me mingi mööblid välja müüme, et siis kuidas see raha muul juhul siis Eestisse sisse tuleks? Et see, mille eest näiteks see üritus võib-olla on korraldatud või? Ma saan aru, marjade seente teemal on kommentaar. Aitäh, Kärt, marjadega seentega peaks olema siiski nii, et kui omanik on teinud investeeringuid
et need metsad paremini kasvaksid, siis ta võib küsida ka korjaja käest tasu korjamise eest. Ehk siis ta saab müüa seda korjamise eest. Ma mõtlen, et mis selle kohta nagu erametsa omanik, kes seal ennem publikus istus, arvab, et kas ta tarastaks oma metsa ja siis seisaks seal kõrval väravas, et müüa seda õigust marju korjata seal. Ma lihtsalt mõtlen, mis need alternatiivid nagu metsast nagu peale puidu nagu veel võiksid nagu selles mõttes olla, mis nagu metsaomanikule selle raha võiksid tuua. Jahindus, öeldi publikust. Mul tuli vahepeal meelde ka see, mis ma enne ütlemata jätsin, et tegelikult ökosüsteemide teenustel on ka väärtused. Ja see on nii-öelda, ütleme, natukene uus suund ja seda on väga raske rahasse panna. Ja veel enam, et kes seda kuidagi hüvitama peaks. Aga see on kindlasti üks asi, mida ei saa metsa puhul ära unustada tegelikult. Ja mida üha rohkem praegu ikkagi teadvustatakse. Et on meil puhas õhk, puhas vesi, mis kõik veel. Mida? Me oleme nüüd läbi käinud selle, et kui raie mõju elustikule ja selle, et kui palju raiuda ja kuidas raiuda, mis on lankidel teha. Aga üks osa, mida me oleme siin maininud, aga pole veel lahata jõudnud, võiks siis viimasena ette võtta selle küsimuse, et kui palju siis peaks kaitse all olema metsa ja kelle jaoks ja mida see kõik kaasa toob. Aga kas alustame siit Liisa? Et sellele vastates jälle õnneks ei pea kuskile kaugele vaatama, vaid tuleb natuke või õigemini isegi ei pea lugema palju teaduskirjandust, vaid tuleb lugeda läbi üks teadusartikkel, mis on Eesti ökoloogide poolt kirjutatud ja kus nad on siis arvestanud praegust raieringi pikkust ehk siis praeguseid raievanuseid ja sellist loomulikku häiringu dünaamika fooni Eesti metsades ja leidnud, et kuskil 10% Eesti metsadest võiks olla range kaitse all. Ja hämmastaval kombel on samamoodi analüüsitud Soomes ja Rootsis range kaitse vajakuid. Need on tehtud täiesti erineva metoodikaga, aga need numbrid, milleni jõutakse, on enam-vähem samad. Et kuskil 10% peaks olema. Sealjuures tuleb arvestada seda, et need kaitsealad peavad olema tüpoloogiliselt esinduslikud. Ja see tähendab seda, et seal peab olema piisavalt kõiki metsatüüpe. Ja lisaks arvestada ka seda, et kui sellised tuleviku poliitilised otsused näiteks peaksid alandama raievanuseid, siis tegelikult tuleb see asi uuesti läbi arvutada, sest eeldatavasti raieringi pikkus lüheneb ja see on nagu nii-öelda üks väga oluline sisend sellesse mudelisse, mille järgi neid kaitsevajadusi arvutati. Nii, mis FSC arvab sellest, et kui palju metsa võib kaitse all olema? FSC arvab väga konkreetseid numbreid selles osas, et siin tehakse küll natukene, vähemalt hetkel Eestis tehakse vahet selle vahel, kas tegu on suure metsamajandaja või väikse metsamajandajaga. Aga näiteks suur metsamajandaja peaks hoidma 5% oma sellest majandatava metsa pindalast majandamisest väljas. Kusjuures seesama asi, et need metsad, mida siis majandamisest väljas hoitakse, need peaksid olema nii-öelda tüpoloogiliselt esinduslikud, et seal peavad olema esindatud erinevad kooslused. Nüüd, kui tulla selle juurde, et kui ütleme, ei olegi seal midagi tüpoloogiliselt esinduslikku hoida, et näiteks on kõik selline pigem, ütleme, monokultuuri moodi asi, siis üha enam FSC liigub sinna suunda, et sellisel juhul tuleb neid tüpoloogiliselt esinduslikke alasid tekitada. Et see majandustegevus nendes
mahtudes peab olema suunatud sinnapoole, et me tekitaksime juurde rohkem nii-öelda looduslikult sellises asukohas olevaid metsatüüpe. Väikemetsaomanikele konkreetset numbrit hetkel ette ei kirjutata. Küll aga praegu luuakse FSC süsteemis rahvusvahelisel tasandil jällegi natukene uusi asju ja selleks on rahvusvahelised üldindikaatorid. Ja ütleme niimoodi, et need ei ole päris valmis saanud veel ja nende viimast versiooni ei ole keegi peale FSC selle meeskonna, kes seda standardit koostab näinud, aga viimasel konsultatsioonivoorul, sellepärast et FSC kõiki oma otsuseid konsulteerib huvigruppidega ja tavaliselt on kõikidel asjadel 2 konsultatsioonivooru. Ja seal oli uus number, et see, mis tuleks majandamisest välja, et ta on 10%. Ja tegelikult sinna juurde võivad tulla veel erinevad kõrgete kaitseväärtustega mingisugused paigad või siis metsaalad, kusjuures kõrged kaitseväärtused ei tähenda ainult loodusväärtust, vaid ka näiteks kultuuriväärtuse. Et Eesti mõistes näiteks hiied või looduslikud pühapaigad lähevad sinna alla. Ja siis metsa- ja puidutööstuse poolt, et kui palju siis peaks Eestis metsa kaitse all olema? EMPL konkreetset numbrit ei ütle, sest me ei ole neid läbi arvutanud, et meie jaoks sünnib see number pigem kompromissina seaduseloojate poolt. Mis on küll meie soov on see, et kui nüüd erametsaomanikele pannakse peale selline kohustus tema metsas midagi, FSC on eks ju vabatahtlik, aga et kui pannakse seaduse poolt peale kohustus midagi kaitsta ja mingid piirangud, siis esiteks sellele peavad kõigepealt eelneva läbirääkimised erametsaomanikega. Võib-olla nad ei soovi siis enam oma metsa omada, sellepärast et nad on just seda teist huvigruppi esindamas ja seal peavad kaasnema ka, kui riik on endale võtnud kohustuse, siis riik peab ka vastutama selle erametsaomaniku ees, kelle käest ta iga-aastaselt raha küsib. Kas publikus on keegi, kes tahab arvata midagi selle kohta, et kui palju metsa peaks kaitse all olema Eestis? Tähendab, minu arust see asi on üldse natukene nagu mitte päris õige nurga alt küsimus. Kaitse võib olla ka 100%. Nad küsimus, kes selle kinni maksab. Sest kui me tahame ikkagi ühest looduslikust ressursist midagi teenida, ükskõik mis see on, käesoleval juhul mets, siis sellisel juhul ilmselt keegi peab ka selle eest maksma, kui tahta see tootmisest välja arvata. Midagi ei ole teha, lihtsalt elu on niisugune. Kas seda maksab Euroopa Liit või maksame meie ise, see on niisugune tehniline nüanss asja juures. Nii et kõigepealt tuleks küsida siis riigi käest, et kuidas see protseduur peab toimuma, sellepärast et minu arvates, kellele praegu selgelt ikkagi liiga tehakse, on erametsaomanik. Ja mitte ainult ei puudutas metsa, see puudutab kõiki kaitstavaid alasid Eestis, kus on piirangud. See tuleb ju kellegi arvelt. Kui selles osas hakata läbi rääkima, eks ole, riigi esindajaga, siis pannakse lihtsalt suur filmi ja sellest asjast tahate rääkida. Või viidatakse marginaalsetele sellistele hüvitistele, mis tegelikult erametsa omaniku või ütleme eraomaniku üldse ei rahulda. Nii et kõigepealt peaks läbi rääkima, selgeks tegema selle probleemi, kuidas siis ikkagi rahalises mõttes need asjad paika pannakse ja edasi võib otsustada nii kui vaja. See, kuidas nüüd looduslikus või ökoloogilises mõttes asi on, eks ole, see järgneb sellele. Aga selline variant, et inimesele sisuliselt ei taheta nagu vastata, ei taheta seda probleemi lõpuni selgeks rääkida, see nagu ei ole päris õige lähenemine.
võib-olla kommenteerin juurde, et ma olen selle lähenemisega nõus, et erametsaomanikud pannakse justkui sundseisu tihtilugu. Aga kui jah, rääkida sellest, just sellest poolest, et kes siis justkui kinni peaks maksma selle looduskaitse nii-öelda, siis ma tuletan veel meelde, et tegelikult me ei räägi ju sellest, et 100% peaksid olema metsad kaitse all ja me ei tohi seal mitte midagi teha, et me räägime 10%. Ja kui 90% metsadest majandatakse, siis minu meelest oleks õiglane, et see tuleb selle arvelt, et need 10% on kaitse all. Et me üldse, et see majandamise jätkusuutlikkus oleks nagu integreeritud kuidagi või et jah, nii palju ma oskan maksta või vastata. Aga seda, kuidas ta nüüd konkreetselt käiks või mis need järgmised sammud on, mida riik tegema peaks, seda ma ei oska kahjuks öelda. Ma arvan, et võib-olla oleks kasu riigil ka sellest, kui ta kõigepealt uuriks, et mis liigid ja millist, kuidas see kaitse peaks välja nägema, üldse nagu vajavad. Et see on nagu numbrist ju tegelikult olulisem, et mis tegelikkuses tagab selle konkreetse liigi ellujäämise tulevikus. Siin on jällegi FSC nii-öelda otsides seda keskteed keskendub ettevõtlusprintsiibile sellisel puhul näiteks, et me ei teeks neid otsuseid rutakalt ära, vaid meil oleks seesama info, et meil oleks teaduslik info ja need uuringud olemas enne, kui me hakkame tegema neid otsuseid. Ja senikaua, kuni me täpselt ei tea, ütleme siis, et see lähenemine on pigem niipidi, et mitte me ei pea ära tõestama seda, et asi on kahjulik, vaid vastupidi, me peame ära tõestama selle, et asi on kahjutu. Kui me räägime liigikaitsest näiteks. Kui me räägime mingitest sotsiaalsetest asjadest, siis see on samamoodi, et me peame kutsuma need huvigrupid kokku ja leidma seda kompromissi seal, et keegi ei saaks nii-öelda ülekohtuselt mingitest hüvedest ilma jätud. Sealhulgas kusjuures majandajad, neid ei tohi ka nii-öelda ülekohtuselt jätta ilma enda hüvedest. Aitäh, et minul on küsimused otsa saanud. Võib-olla kellelgi veel on soovi lõppsõnaks või veel mõne küsimuse või täpsustuse ütlemiseks. Et enne oli juttu sellest, et umbes 30 000 inimest võib-olla hõivatud selles sektoris. Võib-olla ma olen valesti asjast aru saanud, aga minu arvates inimesi jääb nagu paratamatult järjest vähemaks selles tööhõives. Üks arvestajal asendab päris palju saemehi ja juba järgmine etapp paistab, et tulevad robotid ja nii edasi. Tehnoloogiat tegelikult väärata ei anna. Et selles mõttes mul on selline tunne, et kuhu see raha nagu läheb, et kui ta on lihtsalt ressurss, et siis on see natuke selline arengumaa nagu mudel minu arvates, kes annab oma loodusvarad ära ja siis targemad teevad sellest midagi. Et pigem ma arvan, et see raha läheb nagu nafta eest maksmiseks, on ju, et võib-olla Putinile või siis Ida-Aasiasse. Et selles mõttes see nagu nii lihtne ei ole ka sotsiaalne pool, et tegelikult ma arvan, kui teha hääletus Eesti inimeste seas, siis seda metsa neid muid väärtusi ikkagi nagu hindab kõvasti rohkem inimesi tegelikult, kui lihtsalt see rahaline pool seal juures on. Et võib-olla üks küsimus oleks selles, et kas see minu nagu tunne on nagu õige, et pigem tegelikult ikkagi sellist tööhõivet jääb see paratamatult järjest vähemaks. Ja need muud väärtused, kaasa arvatud see mets, mis meile pakub mingid ökosüsteemi teenuseid või siis mingisugust kas või nagu psüühilist tasakaalu tegelikult väga paljude inimeste jaoks. Et kas see nagu ikkagi ei ole paratamatult lihtsalt tulevikutrend, et kui me selle praegu maha võtame, siis lihtsalt ei ole nii nagu siin enne oli juttu, et pärast seda, kui loodusturistid on ära käinud, tegelikult on mets nagu olemas veel. Aga ikkagi pärast lageraiet seda metsa lihtsalt ei ole. See nagu ei ole päris tasakaalus paljud asjad. Ma lihtsalt praegu avaldasin seda, mis mul vinge peal hakkas kogunema.
aga selles mõttes mul ikkagi on tunne jah, et tegelikult et ega see tööhõive vist paratamatult liigub välja nagu sellest sektorist. Ma saan aru, et see küsimus on nüüd suunatud mulle. Jah, ennekõike küsiks. Vaadake, selle tööhõivega on nüüd selline lugu, et kui alguses ehitati üles saetööstused, eks ju, ja siis müüdi see mitte palk, vaid saelaud, eks ju, välja, siis nüüd on tekkinud Eestis piisavalt kapitali, et ehitada juurde järjest sellist järelväärindussektorit. Ja kui te olete käinud näiteks Kodumaja tehases, kes toodab väga ägedaid puitmaju Eestis Tartus, siis neil on tegelikult mehed tööl seal. Nagu sellepärast, et nad peavad lihtsalt, majaehitus on majaehituseks. Et lihtsalt selline ühteliigi monotoonsem töö nüüd muutub nagu vaheldusrikkamaks ja lihtsalt nagu tuleb neid ja Eesti muutub läbi selle ka nagu jõukamaks, et me ei müü enam saelauda niivõrd välja, kuivõrd juba neid valmis tooteid ja see on see, kuhu poole kogu see Metsa- ja Puidutööstuse Liidu seltskond ka nagu soovib liikuda, eks. Et kui nüüd rääkida sellest metsas rahunemas käimisest ja hingamisest ja lihtsalt jalutamisest, siis Eestis on ju ligi 50% maismaast kaetud metsaga, ehk siis tuleb sealt linnast lihtsalt välja tulla. Tulge välja, tulge Kilingi-Nõmme lähedale ja seal on need metsad olemas. Et ei saa seda eeldada kunagi, et mets tuleks ise linna. Et nüüd linnas oleks nagu seda ruumi ja ka inimeste vähesust, et seal nagu niimoodi mõnusasti liikuda. Tulge Tallinnast, Tartust, suurtest linnadest välja metsa. Meie elame seal. Kusjuures mets tuleb linna, rebased näiteks. Ma tahaksin ka muidugi väga kiita, et see süsteem muutub keerukamaks ja see puumajade tootmine on üks näide sellest väärindamisest, aga no ma ausalt ma kardan, et ka seal läheb ikkagi paratamatult kõik nagu sellise robootika suunas. Tegelikult ikkagi midagi teha ei ole, juhtub igal pool. Aga see metsa omaväärtus selles mõttes nagu ei kao mitte mingisuguse tehnoloogia arenguga. Ja ma käin küll palju metsas tegelikult, täna soovitavast. Nii, suur tänu, kas keegi veel tahab? Jah? Mina olen siin kõige vanem inimene, aga mis tost? Ma olen ka vana metsamees, tööstuse mees. Ja mul tuli üks selline lause meelde, et üks läks Irves metsa ja kuuleb seda metsa kohilat ja ütleb, et mis aga maksab sinu müha, mina aga raiun sinu maha. Ja mets ütleb jälle, siis aga jääd sa arreta. Suur tänu ja selline meie arutelu täna oli ilma ministrite ja ilma riigi ametliku esinduseta, aga ma arvan, et saime küll päris palju targemaks, mina sain ja tahaks kõiki siin laua taga rasket tööd teinud inimesi tänada väikse Elfi poolse raamatukesega, kes annab üle ja suur tänu teile. Ja siin läheb edasi varsti järgmiste aruteludega. Ma mõtlen, nii jätta mulle.